Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud kolleegi. Ütlen kohe ära, kogu see roheagenda on üks suur pettus. Selgitan, miks. Ainult petturid suudavad välja mõelda skeemi, kus tarbija on sunnitud subsideerima elektri tootmist. Ehk maksma tuuleparkide omanikele lihtsalt selle eest, et nad need pargid ehitanud. Väga kasumlik äri. Investeerid raha, omades riiklikku garantiid, et saad oma investeeringud tagasi ja teenid pealegi veel kasumit. Just nii töötab roheagenda Eestis. Ükski teine äri ei toimu meil sellisel soodustingimustel, nagu taastuvenergia tootmine. See pole isegi äri, see on kindel viis teenida riigi arvelt. Ehk meie lugupeetud tarbijate arvelt. Ja siin tekib küsimus, kes ja kuidas valib neid ettevõtjaid, kelle antakse võimalus riigi toel rikkaks saada. Ja kuidas näeb välja nende tänulikkus selle eest, et nad on söödalaua äärde lubatud. Aga probleem ei ole ainult selles. Veel üks probleem on, et selline skeem võtab inimestel ja tarbijatel ligipääsu odavale energiale. Tulemuseks on see, et inimesed vaesuvad ja ettevõtted vähendavad tootmist. Meil ei ole vaja roheagendalt sellisel kujul. Meil on vaja odavat energiat, konkurentsivõimelist majandust ja kodanikke, kes ei peaks kokkuhoiu nimel istuma pimedas. Seda kõike saab pakkuda ainult aus konkurents. Ja selles konkurentsis võidab täna igal juhul põlevkivi. Seesama põlevkivi, millest see valitsus kavatseb loobuda. On ilmne, et kellegi on kasulikum keerutada nutikat roheenergiaskeemi, selle asemel, et põlevkivi abil pakkuda meie inimestele ja ettevõtetele odavat elektrit. Eesti Keskerakonna fraktsioon selles pettuses osaleda ei soovi. Aitäh!